Tere tulemast vaatama saadet elust ja poliitikast. Nagu ikka on meil saates Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna naispoliitikud ja meil on Eva Helme, kes on esinumber ja kandidaat Lasnamäel ja Helle-Moonika Helme, kes kandideerib meil Haaberstis ja mina, Evelin Poolamets, kandideerin Vinni vallas. Aga lähmegi sujuvalt üle kampaania teemadele. Moonika, sa oled käinud tänavatel, kohtunud inimestega, valijatega. Milline meeleolu on? No ma kandideerin Haaberstis nüüd juba teist korda. Ma olen Haaberstist juba eelmine kord valitud Tallinna volikokku. Nii et ma lähen nüüd, olen siis seal ringkonnas teist korda teen kampaaniat. Ja no selles mõttes on ta tavapärane ikka needsamad kohtumised valijatega, eks ole, ikka needsamad kaupluse esised ja see meie jutt. Aga ei, selles mõttes on see töö inimestega, see tänavakampaania, valimiskampaania, üldiselt minule see alati väga meeldib. Seda ma olen ka korduvalt igal pool öelnud, et minule meeldib see aeg nagu sellepärast, et siis sa reaalselt kohtudki inimestega, reaalselt räägid nendega ja see kuidagi on hästi loomulik, et sa oled seal tänaval ja inimesed võtavad seda, muidu mis sa kõnnid seal, eks ole, et või oma telgiga oled, et aga kui sa oled väljas ja valimiskampaanial, siis inimesed võtavad seda väga asjakohaselt ja tulevad ise rääkima, tulevad ise neid materjali isegi võtma ja mis minule kõige rohkem tegi, see üllatas isegi võib-olla, et me oleme olnud ka päris üksi oma telgiga väljas kusagil poes ja nüüd ükskord me olime niimoodi, et meil olid väga mitmed konkurendid ka seal ja selles mõttes see kuidagi, see meil oli hoopis, meeleolu oli hoopis teistsugune, et inimesed käisidki telgist telgi, võrdlesid, küsisid, näitasid oma suhtumist ja me ka ise tegelikult ju nägime reaalses elus seda, et kelle juures on siis suurem tunglemine ja kelle vastu on see suurem huvi, et ma võin küll öelda, et meie suhtes oli huvi suur, ka Keskerakond tegi seal tugevasti kampaaniat, aga samal ajal parempoolsed igavlesid seal oma telgis ja ma käisin ja korjasin vahepeal nende voldikuid üles maast, ütlesin, et viisin neile sinna telki, ütlesin, et teate, et ma tõin teile ära, et esiteks ei ole see ilus, et nad seal maas vedelevad ja teiseks ikkagi teie ressurss raisatud, et pühkige puhtaks ja saate siis edasi jagada. Kusjuures ma olen tähele pannud, kui on ka need laatade üritused, kus on kõik erakondade telgid üksteise kõrval, siis tõesti EKRE telgi juures on alati kõige suurem huvi, inimesed tulevad, räägivad, küsivad, samal ajal kui näed, et konkurendid igavlevad. Aga Eva, sul on vist suhteliselt raske seal Lasnamäel seda oma valijat üles leida, esiteks arvestades seda, et väga suur hulk on venekeelseid inimesi, et räägi, kuidas on Lasnamäel valimiskampaaniat teha? Jah, Evelin, et sul on täiesti õigus, et Lasnamäel valijani jõuda tuleb teha metsikut tööd ja ütlen ausalt, et puht füüsiliselt on see täiesti võimatu, eks ole, kui me võtame Lasnamäel elab 118 000 inimest, et ma olen nüüd küll Lasnamäel käinud lugematuid arvu juba kordi väljas, aga selle materjali, mis ma suudan ära jagada või selle kontakti saavutada, see on siiski nagu tilk meres. Et siin tuleb ikkagi mängu see, et me saame Lasnamäelt need hääled, kes juba ikkagi usaldavad meie erakonna, kes toetavad meie erakonna põhimõtteid ja maailmavaadet. Ja ma olen nendele inimestele väga tänulik, kes Lasnamäel meile hääle annavad. Aga kui nüüd võrrelda neid kampaaniaid, näiteks, eks ole, et ma olen, eks ole, Läänerannas kandideerinud ja ma olen hästi palju neid telgikampaaniaid teinud nii Läänerannas ja mõned korras ka Pärnu linnas, siis ütleme niimoodi, et see eelitab nii ära, et Pärnumaal on meil tohutu toetus, eks ole, meie telgi all on alati, ütleme niimoodi, et rohkem kui laulupidu, aga siin käies ka abis Pirital ja kesklinnas praegu kampaaniat tegemas, siis tuleb ikkagi märkimisväärselt rohkem pingutada.
Tead, Lasnamäel ja Haaberstis seda probleemi ei ole, et omaniku maa peale pandud plakat konkurendi poolt ära soditakse või lausa eemaldatakse, siis meie maapiirkonnas seal Vinni-Vallas ja Lääne-Virumaal oleme nagu selle probleemiga küll hädas, et esiteks soditakse plakateid, teiseks on väga kiuslikud vallaametnikud. No mul viimane kogemus on Viru-Nigula vallast, kus ma esitasin taotluse, et panna üles eramaale plakat ja selle peale vallaametnik hakkas minu käest nõudma täiesti totraid dokumente, tahtis saada plakati kandja konstruktsiooniprojekti, siis asendiplaani, siis kui ehitise kaitsevööndisse jääb, siis ka ehitise kaasomanike ja omanike ja valdajate nõusolekut, et ma esmalt küsisin, et et kas on vaja notariaalseid pabereid või kas siis on vaja tõesti, kui sa paned selle plakati kandja 2 või 3 pilbast või lauda kruvid kokku, et kas seal on siis vaja arhitektuurilist või insenertehnilist joonist, siis öeldi, et et ei ole, joonista ise. Sa mõtled, et aga millist informatsiooni annab ametnikule üks vaba käega joonistatud mingi eskiis, et ma näen, et pigem need nõudmised on olnud kiuslikud, et mitte anda kooskõlastust ja saada ettekääne plakatite äraviimiseks. Meil ongi kandidaadid pidanud pöörduma politseisse, näiteks Väike-Maarjas sai kandidaat Andero Põllu oma plakati tagasi tänu politsei abile ja samamoodi on nüüd meil protsess pooleli Viru-Nigula vallas, seal on samuti ametnike poolt plakatid ära viidud, et kuidas sellist protsessi üldse hinnata? Moonika, kuidas sa tavakodanikuna, kui sa ka kõrvalt mõtled, et ühel lubatakse kampaaniat teha, aga teisel ei lubata, et kas on demokraatlik või? Ei, kindlasti ei ole demokraatlik ja ega siis me elamegi sellises, ma ei tea, liberaalid armastavad kangesti rääkida, et meil on õigusriik, aga see õigusriik on ikka juba väga-väga kaldu, siis olenevalt siis, kes parasjagu võimul on. Ütleme, et päriselt demokraatlikus õigusriigis peaks ikkagi see võrdsete võimaluste printsiip tähendama seda, et kedagi ei kiusata, kedagi ei, nagu see bürokraatlikult üle ei koormata, et kui on mingisugused reeglid, need kehtivad kõigile ja nii lihtsalt on, või kui ei ole reegleid, eks ole, siis need ka kehtivad kõigile. Et mingi selline väikese ametniku, väikese mutrikese enda tähtsaks tegemine oma võimupositsioonilt, et ma arvan, et sellist suhtumist võib ikka seal ida pool võib-olla rohkem kohata, eks ole, kus siis miilits tuleb ja ühesõnaga teatab sulle, et kas on lubatud või ei lubatud või ma mäletan seda, kui nõukogude ajal oli ka tavaline, et lähed kusagile ühiskondliku avalikku ruumi, eks ole, seal mingi koristaja mutikene koristab parasjagu ja siis lajatab sulle räpasel lapiga vastu sääri ja ütleb, et ma ei taha vene keelt, kasisid minema ja ei ole lubatud ja ei ole ette nähtud ja ühesõnaga olid nagu tema meelevallas, et selline alandamine ja selline, see ei ole tegelikult demokraatlikule riigile kokku nagu omane, ei peaks olema. Ja mul on väga kahju, et need sellised võtted ja alatud võtted, et need on meie siis 30 aastat iseseisvas Eesti Vabariigis järjest enam iga valimistsüklisse hakkavad prevaleerima, et ja eks see on ka teatud mõttes on ju ka korruptiivne, et ütleme need mingisugused omavalitsused, kus ühed või teised poliitilised jõud on võimul, et nad siis ikka suhteliselt korruptiivsete meetoditega teevad eeliseid enda omadele ja samas siis nii-öelda vastasmängijaid üritavad platsilt minema saada, et see ei ole kuidagi demokraatlikule ühiskonnale nagu omane, ei peaks olema.
ja Eeva, kuidas sinul on kampaania kulgenud, kas on tekkinud ka eriarvamused, et siin ei tohiks kampaaniat teha või kuidas sul see kogemus on olnud? Väljas kampaaniat tehes kogemus on üldiselt positiivne, et on olnud loomulikult negatiivseid juhtumeid ka, aga ma nendele nii peatuks, et ma praegu mõtlesin, et kui su käest seda konstruktsiooni seal konstruktsiooni projekti nõuti, et sa oleks võinud öelda, et ega sa tuulikut ei paiganda. Tuulikuid saab ilma konstruktsiooni projekti teha. Eriplaneering kohe valitsuse poolt. Aga ütleme niimoodi, et eks raevukus, millega meie vastu sõditakse, ei piirdu ainult, eks ole, siis nende plakatite mahakiskumises ja sodimises, kui ikkagi ütleme niimoodi, et üleriigiline meediaväljaanne Eesti Päevalehe siis see laupäeva lisa kirjutab artikli ja mustvalgel kirjutab, et EKRE poolt ärge hääletage, et see oli kirjas, et siis see annab ju nagu selle nii-öelda selle tooni ja suunise ju kõigile, et see ärge EKRE poolt valige, eks ole, võib-olla kutsume üles, et võtta siit plakat maha, eks ole, võtta sealt plakat maha, et see minu meelest valija võiks ka nagu selle endal küsida, et aga miks on nii, et EKRE-sse nii raevukalt üleriigiliselt meedia juhtimisel suhtutakse? Et tegelikult väga õige, Eeva. Mulle ka jääb mulje, et justkui meedia nagu aitab kaasa sellele suhtumise kujunemisele. Näiteks mina lugesin ka Äripäevast. Inimene sõimab Reformierakonda, tuntud ärimees ja järgmises pooles lauses ütleb, aga EKRE ei ole erakond. Et sa mõtled nagu selle peale, et aga kellele sa nagu kampaaniat teed või et miks sa üldse nagu seda Reformierakonda puudutad, kas sellepärast, et EKRE-le nii-öelda ära panna ja väga õige ka need tähelepanekud Äripäevas, suured lood, arvamuslood, kuidas siis propageeritakse mõnda kohaliku Reformierakonna vallavanemat ja tekib ka küsimus, et miks te teete seda valimiste ajal, kas see on ju sisuturundus? See peaks ju olema makstud reklaam või keelatud annetus, aga tekibki see sama probleem, et ühele on nagu kõik lubatud, reegleid võib rikkuda, kõike võib rikkuda, sest tulemus on teada. Ma juba lähekski siit sujuvalt üle ka e-valimistele, et me kõik nägime otseülekannet, kuidas tehti see proovihääletus seal Vabariigi valimisteenistuse poolt. Monika, mis hinde sa annaksid, sa vaatasid seda ülekannet, et kas see oli siis nüüd korrektselt tehtud? No nagu e-valimistega ikka, ma ei saa ju, mitte keegi tegelikult, võib-olla väga selliste suutes IT-spetsialistide ja päris asjatundjate ei saa ju öelda, et kas kõik oli korrektselt tehtud. Mina võin lihtsalt tavainimesena, nii-öelda tavavaatlejana sedastada, et minu meelest olid seal mõned asjad nii nagu need ei oleks pidanud olema, nii nagu kord ette näeb. Ja see tegelikult ongi see printsiip, mis häirib kõige rohkem, kui me võrdleme siis nii-öelda neid päris valimisi ja me võrdleme e-valimisi, just nimelt see kontrolli printsiip, et kui me päris pabervalimistel meil kõigil, absoluutselt meil kõigil on, isegi haridustasemest ja kogemusest sõltumata, on ikkagi sellised oskused olemas, et me saame aru, kas toimus võltsing, kas see number on valesti kirjutatud, eks ole, kas loeti valesti, me saame üle lugeda ja kõik, et me saame nagu ikkagi seda protsessi kontrollida lihtsal inimlikul viisil, siis e-valimistega see absoluutselt nii ei ole. Nii et kui sa küsid selliseid tehnilisi finesse, siis siin ma jään sulle vastuse võlgu, aga mida ma nägin? Ma nägin konkreetselt seda, et see oli jagati selles videos ja see protsess oli siis pühendatud sellele, et jagati välja siis need nii-öelda e-valimiste turvavõtmed. Jah, turvavõtmed. Ja need on väga vähe, eks ole, need jagatakse ainult teatud inimestele, võib-olla seal on kas mingi 2 inimest või 4. Seal oli terve see komisjon ja nende kätte anti siis võti, millega siis need e-hääled
krüpteeritakse ja pärast siis dekrüpteeritakse, et ühesõnaga jah, neid oli hea hulga. Ühesõnaga vastutavaid inimesi on, aga võtmeid on ju ikkagi vähe. Ja et selles on, et sinna ma tahtsingi jõuda, et võtmeid on tegelikult vähe ja mitte niivõrd kõikidest nendest inimestest, vaid sellest võtmest. Ja selle, kus ma ütlen, kasutamisest ja kasutamise viisist, nendest võimalusest tegelikult oleneb meil see, kas meil pärast on e-valimiste tulemus legitiimne või ei ole. Või on seal mustas kastis, võt nimelt see võti annabki selle võimaluse seal mustas kastis siis toimetada, sinna sisse vaadata. Ja mis ma nägin siis? Mis ma nägin, eks ole, et tuli üks mees, võttis selle turvavõtme, eks ole, see võeti, see suur protseduur oli, see kõik väga tähtsalt kuskilt ümbrikutest välja võeti, eks ole, siis kõik, mis seal see, ja siis ta läks ja käis ühe teise arvuti juures, eks ole, kus tehti ka selle turvavõtmega see protseduur ära ja siis ta võttis selle võtme ja jalutas lihtsalt kaadrist välja. Ja ma tean, see on Riigikogu konverentsisaal, et kui sa nagu sinnapoole lähed, eks ole, siis sa lähed põhimõtteliselt ruumist välja. Ja see nüüd on asi, mis mulle ka tavavaatajale nagu väga jäi silma, sest et mina oleksin eeldanud, et see turvavõti, kas kui need protseduurid on läbitud, kas antakse tagasi, ühesõnaga, kas see kõik toimub kusagil seal ja et need on need reeglid, mis ka tegelikult kirja on pandud. Ja me oleme selle kohta ka kaebuse teinud, eks ole, Märt Põder, kes on asjatundja, kes oli siis ka nii-öelda vaatlejana seal, tema kohe tõstis selle juhtumi üles ja me oleme teinud nüüd ka kaebuse selle kohta. Ja mis me oleme nagu vastuseks saanud ja see on nagu, see hämmastab, see vastus hämmastab mind nagu kõige rohkem, kuigi ausalt öeldes kõik, mis puudutab e-valimisi, tõesti selline tunne, et ära enam imesta ega minesta mitte millegi üle. Et öeldakse umbes, et kõik, kes nagu juhivad selle tähelepanu või nagu kaeblevad, eks ole, selle nii-öelda ikkagi selge protseduuri rikkumise üle, neile öeldakse umbes niimoodi, aga tõestage ära, et mindi uksest välja ja kopeeriti see võti. Vabandust, et see on jällegi selline tagurpidi tõestamise nõue, mis on absoluutselt kohatu, sellepärast, et meie ei pea enam midagi tõestama, nemad peavad nüüd kõike tõestama. Ja alustame sellest, et kui selle turvavõtmega mindi juba kusagile nii-öelda vasakule ära, siis tavaliselt vasakule ära, siis tavaliselt pärast laval tuleb üks püss, mis teeb pauku, tuuakse see püss, mis teeb pauku, ehk et pärast seda ükskõik, mis tulemused meil sealt e-valimistel nagu tulevad, siis see nüüd on selline juhtum, millele minu meelest, millele nagu viidates, absoluutselt, kui meil oleks õigusriik, siis igasugused, igasugune kohus lõpuks, kuhu see peaks jõudma, see kaebus, protseduuride rikkumisest peaks otsustama, et ainuüksi selle juhtumi põhiselt e-valimised, see tulemused on kehtetud. Nii et aga ei, ma ei imesta ega minesta millegi üle. Et kui olukord on kokku võtta, siis tõesti need võtmed, need salastatud võtmed jagati valimisteenistuse komisjoni liikmetele, neid oli kokku 5 tükki ja see näitemäng seal, et kui turvaline kõik oli, kogu aeg pidid olema need võtmed nähtaval, võeti see turvakleep sealt pealt ära ja neil on ju omad reeglid, et kui see ära kasutati, see pidi kohe jääma sinna nähtavale. Isegi minu meelest, kui videost jälgida, siis need valimisteenistuse või see komisjoni liikmed olid ka segaduses. Nad tahtsid seda võtit tagasi kähku anda, aga neile öeldi, ei, et minge tehke ring ära ja siis tooge need võtmed alles tagasi, aga vaatamata sellele, eks ole, Eva? Jah, vaatamata sellele, eks ole, et sellist näitemängu meile seal esitati ja vaatamata sellele, et 42% Eesti inimestest ei usalda e-valimisi, käib ikkagi e-valimised täistuuridel edasi. Ja mind paneb täiesti hämmastama, kui siis see organisatsioon OSCE tegi oma raporti, tõi välja seal rida kriitilisi punkte. Ikkagi need olid väga kriitilised ja nendest ei ole täidetud mitte ühtegi asja ei ole parandatud, et seda ei võeta kuulda. Ja siis on teine, eks ole, rahvusvaheline organisatsioon, mille nimi on OCDE, kes on näiteks meile koolide võrgu siis optimeerimise pannud õlule, eks ole, Pariisi peakorterist. See võeti naksti, kohe hakati seda jälgima, eks ole.
tuleb koole kinni panna, tuleb kärpida, eks ole, et see on hästi nagu kummaline ja hästi valikule, hästi kummaline. Ühte rahvusorganisatsiooni me ei kuula, teise oma täidame rohkem kui paluti. Ja kusjuures selle rahvusvahelise organisatsiooni nõue oli ju nii fundamentaalne, just. Et need e-hääled peavad olema kontrollitavad, pärast üle loetavad, kõigile arusaadavad. Ükski nendest tingimustest pole ju täidetud. Seda enam, et me ei tea, kuidas toimub selle ekraani taga hääletamine. Arvutitest on justkui uued valimisurnid saanud, ma tean juhtumeid, inimesed küll ei julge oma näoga nendest rääkida, et tuleb see kandidaat sinna piirkonda, on kokku leppinud, maksab häälte eest, inimesed tema silmade all tulevad oma ID-kaardiga, teevad hääletuse ära, saavad raha, jalutavad minema, et politsei ju ei saa seda olukorda ju sellisel juhul kontrollida ja mis veel toimub hooldekodus, jah? Ei no selles, vaata, kõik see, mida sa nagu praegu kirjeldasid, eks ole, tästi kalasilmadega siis nii-öelda need e-valimise apologeedid ütlevad, aga selle jaoks ongi meil ju tehtud see pikk periood, et kui sinuga sellist valimispettust nagu üritatakse läbi viia, eks ole, et okei, keegi tuleb, võtab seal tema silma all, saad raha, teed hääletus ära ja siis sa lähed koju ja hääletad siis oma südametunnistuse järgi. Et saad aru, see kõik on selline Fata Morgana kokku pandud, et selle asemel, et lihtsalt teha nii, nagu põhiseaduses on ette nähtud, valimised toimuvad ühel kindlal päeval ja nagu valimiskabiinis ja kirjalikult ja paberil, siis nüüd üritatakse seda džinni ajana lihtsalt pudelisse tagasi. Ja mind hakkab hirmsasti naerma see, kuidas nüüd oli suur pealkiri, kuidas oi, milline skandaal, et kusagil valimisjaoskonnas siis üks, ma ei tea, Keskerakonna liige oli siis läinud kedagi kabiini juhendama või et suur skandaal, eks ole, aga vabandust on, et see, miks siis nüüd see on skandaal, aga see, et meil kodus võidakse seda hääletust teha, ma ei tea, perepeo käigus, kõik seisavad, eks ole, umbes nagu mingisugused hobuste võidu ajamised käivad, kõik panevad panuseid, kõik vaatavad, eks ole, või siis see, mis hooldekodudes toimub, et kus kõik 90 statistiliselt kõige kiiremad e-hääletajad on 92–95-aastased vanainimesed arvutid. Et see on fakt, eks ole, et see on statistiliselt välja toodud, et sinna sisse me ei vaata ja see ei ole nagu meil üldse mingisugune probleem. Et ma ei tea, minu meelest nagu kogu see kõik need meie valimised, me teeme seda kaasa, me osaleme selles, et inimesed ütlevad, aga miks te siis teete kaasa, miks te osalete, see ei ole nagu selle asja juures see põhiküsimus. Et põhiküsimus peaks ikkagi olema selles, et kuidas me oleme jõudnud sinnani, et meie valimised käivad nii, nagu nad käivad. Päriselt ka. Tänu sellele e-valimistele, eks ole. Aga huvitav, Moonika, sa tõid selle võrdluse nagu hobuste võidu ajamisele, tehakse panuseks. Minul on ka üks nagu selline kihlvedu või välja pakkuda, et alati on e-valimised enne seda ütleme selle valimispäeval, kui need e-valimised peaksid kohe tulema, jookseb süsteem kokku. Ja need valimised, tähendab need tulemused, e-häälte tulemused tulevad oodatust mitu tundi hiljem. Eelmine valimine oli minu meelest Riigikogu valimiste aeg oli see probleem, et öeldi, et oi, et nüüd kohe tulevad, aga läks mingi 1,5 tundi üle. Ja ma mäletan veel mõned valimistsüklid eespool, et siis jäi kohe nagu mitmeks tunniks see süsteem seisma, et hangus ära. Nii et mina nüüd pakun ka
välja selle kihlvevad, et läheb jälle nii nagu alati, et jookseb süsteem kokku, elektronide liikumise kiirust me küll teame, aga millegipärast e-hääli ei suudeta kiiremini kokku lugeda, kui tehakse pabersedelite puhul. Et ma olen täiesti veendunud, et juhtub see, mis alati, et need e-häälete lugemine jääb jälle hiljemaks, kuigi omavalitsuste valimistel justkui on see osavõtuprotsent, tavaliselt valijate osavõtuprotsent väiksem, ei suudeta neid hääli kiiremini, e-hääli kiiremini kokku lugeda kui pabersedeleid. No seal on, üks küsimus on veel, et kui meil tegelikult e-hääletus lõpeb ju ikkagi ära, millal lõpeb reedel juba või üks päev varem, üks päev varem, et need e-hääled on purgis, eks, et siis kui meil valimispäev on ja ühesõnaga ka need, ühesõnaga loetakse juba neid paberhääli, eks ole, jaoskonnad juba hakkavad kinni minema ja ühesõnaga see mingi, et tegelikult e-hääled võiks kõigepealt ära avaldada, et vot e-hääli oli nii ja nii palju, need said nii palju ja nüüd hakkavad tulema siis need paberhääled, et see on ka alati kogu selle protsessi juures olnud üks väga oluline küsimus, et miks siis niimoodi ei tehta, aga ma kohe ütlen, et vaata, kuidas jällegi saatan peitub detailides ja millega nad seda põhjendavad, see nad ütlevad niimoodi, et nagu ma ütlesin, et kui keegi ostab sinu käest selle hääle, eks ole, siis see on sinu huvides, et sa saaksid pärast veel 10 korda hääletada, kui sa tahad, saad oma häält muuta, eks ole, mis pabervalimisel ei ole võimalik. Et kuna nad ise tunnistavad, kuna e-valimisel on võimalik mõjutada ja petta, siis me oleme teinud selle võimaluse, et te saate 10 korda veel üle hääletada, eks ju. Ja siis, et kui teid on ikkagi veel kogu selle e-valimiste aja jooksul, ma ei tea, 10 korda või 100 korda sunnitud hääletama ja petetud, et siis teil on veel võimalik minna ja valimispäeval muutama häält valimisjaoskonnas. Ja võt see on see, millega nad põhjendavad. Ja me peame siis selle üle kontrolli veel tegema, eks ole, et vaadata, et kui paljud siis ikka on oma e-hääle siis ära muutnud pärast paberil tulnud jaoskonda hääletama. Et tegelikult see on ikkagi kõik kokku on üks selline paras pudru ja kapsad, et ma ikka mõtlen, et tegelikult peaks seal ikkagi ära lõpetama kogu selle e-valimiste jama ja see lihtsalt, see pall on läinud nagu nii suureks, et lükkame selle üldse laua pealt maha ja lähme tagasi selle päris terve maailm saab oma riigid, valimised tehtud, riigid hoitud ja ühesõnaga kõik tehtud ilma need e-valimisteta. Mis imeloomad me siis nüüd oleme, eks ole, siin oma alla miljonilise rahvaga, et me ei saa. Jah, et need e-valimiste võimalused ei ole ju kuidagi tõstnud ka seda valimisaktiivsust, aga siit poolt me teemegi üleskutse 19. oktoobril, kutsume teid kõiki valima, muidugi EKRE poolt ja tehke seda siis pabersedelil ja oma jaoskonnas. Olge ka eelnevalt nagu valmis selleks, et see jaoskond, kus te olete harjunud käima, et see ei pruugi sel päeval lahti olla, sest on ka need optimeeritud, jah, et igal juhul vaadake, et jaoskond oleks lahti, minge pabersedeliga hääletama ja valige siis mõni EKRE kandidaat sellest nimekirjast, ikkagi muidugi EKRE. Aga ega siis ei ole ju kohalikud omavalitsuse valimised ainus teema, vaikselt ju podiseb meil väga suur ja Eesti elu mõjutav teema, milleks on riigi eelarve. Eva, sina oled pilku peal hoidnud nendel numbritel, et mis meid terendab? Kas nüüd tuleb jõukus meie õuele või jääme pikaks ajaks võlaorjusesse? Jõukus õuele ei tule, kuigi peaminister seda kogu aeg lubab ja alustab sellest, et kangutab ametist lahti, eks ole, Konjunktuuriinstituudi direktorit Peeter Raudseppa, aga eelarve sest tema prognoosid talle ei meeldi. Just, statistika. Et sõnumitooja tuleb maha lüüa. Ja, et Statistikaametit ka juba ju kutsus korrale. Aga riigieelarvega tuleb siis nüüd meil 2 miljardit miinust ja Eesti riik võtab võlgu niimoodi, et
et selle riigivõlg kasvab 11,5 miljardini ja juba 2029. aastal on see 13,5 miljardit. Ja nüüd on väga huvitav, et me ju ei ole ka ju selle laenu võtmise vastu iseenesest, aga kui laen on nii suur, siis sellega kaasnevad intressid ja intress on siis praegu tuleb 260 miljonit aastas ja ta 30. aastaks kasvab juba 300 miljonini. Aga see on tingimusel, et intressid jäävad sama suures kui praegu. Kui need hakkavad tõusma, siis me maksame ju palju rohkem, 500 miljardit näiteks. Ja ma juhin tähelepanu, et see intressi makse siis, mis läheb ainult nagu selle laenu teenendamiseks, on suurem kui näiteks Kultuuriministeeriumi riigieelarve. Et see on niivõrd absurdne ja eks ole, saaks aru, et et me teeme mingid suured investeeringud ära või nii. Aga kui siin tõstetakse Kliimaministeeriumi eelarvet 400 miljoni võrra, siis seda raha lihtsalt nagu loobitakse, nii nagu homset enam ei tule. Jah, et Kliimaministeeriumi tegevus on ju seotud tuugenite arendamisega, sinna läheb see raha, soode taastamisega, metsade hävitamisega, et need üle ujutada. Et mina küll ei näe, et see peaks olema kärpe-eelarve. Ainus valdkond, mida kärbiti, oli Kultuuriministeeriumi rida. Ja Moonika, mis sellega siis kaasneb meile, kui meil kultuuri ei ole ja meil on suured laenud? Ja Kultuuriministeeriumi eelarvest kärbiti juba, sel aastal, mis nüüd kohe hakkab lõppema, on kärbitud 13 miljonit. Järgmisel aastal vist kärbiti, kas oli 20 miljonit ja sealt edasi aastal 2027 kärbitakse juba vist 26 miljonit, et ja teisest küljest jällegi, et ma küsisin ka infotunnis peaministrit, et kuidas see siis nüüd niimoodi on, et meil see raha jagamise prioriteedid on ikka väga paigast ära, et ühed sektorid kullatakse üle nagu nii heldelt, lükatakse sinna raha niimoodi, et need ei tea enam mida teha sellega, et nagu Kaitseministeerium lihtsalt kandis mingi 87 miljonit, miks suvalisele arvele, eks ole, ja tagasi ka eriti ei küsi, ja kui me võtame see 400 miljonit Kliimaministeeriumile selleks veel lisaks, eks ole, neil on oma eelarve, et sellest uuest eelarvest, kui 400 miljonit läheb sinna veel lisaks, et kui me võtame, et sellest 400 miljonist, ma tegin sellise väikse arvutuse, saaks põhimõtteliselt ülal pidada 105 ERSO-t. 105 ERSO-t ja samas see ERSO peadirigendi väga emotsionaalne käik, see peab kuidagi avalikkusesse saama, eks ole, oma murega, et see ei ole tühjalt sündinud, tühjast kohast sündinud, et mina endised kolleegid muusika valdkonnas kõik siiamaani on tegevad ja ma tean väga hästi, eks ole, millised on nende palgad ja ma tean väga hästi, eks ole, kui raske neil on toime tulla kõikide nende kõrgete maksude ja inflatsiooni ja kõrgete hindadega igapäevaselt, et praktiliselt on võimatu ja neid palkasid ei ole ju tõstetud see, et Michal praegu räägib, et minge võtke, et te saate raha sellest, et me maksuküüru ära kaotame, et nagu päästjad ütlesid, et teate, et sellest ei piisa, et me tahaks päris palgatõusu saada, eks. Ja mille peale ta siis teatas, eks ole, et tal ei ole rohkem anda, et tahate, ma annan oma pintsaku, et ma ei tea, kas siis orkestrandid peavad nüüd ka Michali pintsakut sööma hakkama, mis on muuseas väga koledad ja maitsetud. Moest rääkides. Et tihtipeale kortsus ka, et esiteks need ei loomulikult, ma mõtlen, et see on seda isegi ei oska kuidagi kommenteerida neid väljaütlemisi, sellepärast, et enne läheb issanda päike enne looja, kui sa nende väljaütlemiste kommenteerimisega võib-olla ka lõpule jõuad. Aga samas, kui mõttekad need on, sest et see kommenteerimine üldse, ega nemad ei muutu, eks ole, sa võid ju ette heita neile, eks ole, sa saad veel ise samasuguseid solvanguid vastu. Et niimoodi see paraku on, jah. Et eelarve defitsiit kasvab tegelikult rekordiliselt 4,5%-ni ja see, et võetakse ju
laenu ja laenu võetakse siis oma valimislubaduse täitmiseks. On ju maksuküüru kaotamine olnud Reformierakonna lubadus ja see läheb maksma kuskil 500 miljardit, 500 miljonit ja sellega eelkõige toetatakse jõukamaid, rohkem palka saavaid inimesi, et noh, minu meelest see näeb ikka väga halb välja, seda enam, et Jürgen Ligi on rääkinud, et eelarve peab tasakaalus olema, kõik need valimislubadused on olnud sellised, et võlg on võõra oma, aga mida nüüd siis kokkuvõttes tehakse või miks tehakse? Ei no seda kõike tehaksegi, mida teised ei tohi teha, eks ole, aga nemad võivad, see on alati niimoodi olnud. Või jah, et või jääb mulje, et tõepoolest Reformierakond on sellisel kursil, et peale neid tulgu või veeuputus. Jah, see veeuputus ei ole enam kaugel, mulle tundub, et kui tõepoolest see sama maksuküüru kaotmine läheb maksma riigieelarvest 500 miljonit, eks ole. 500 miljonit. Miks siis nagu otse seda või palgatõusudeks päästjatele ja politseinikele maksta, et noh, miks? Aga siis hästi huvitav, ma mõtlesin teie käest küsida, et ta räägib kogu aeg seal sellest maksuküürust, et kanapõder tüüpi maksuküür. Mis asi see kanapõder tüüpi maksuküür? Ei no selles mõttes see kanapõder on tal, ma ei tea, kus hommikusöögilauas ta selle termini väljendus, ta ise naudib seda nii hirmsasti, eks ole. Automaks oli tal kanapõder tüüpi, nüüd on tal maksuküür kanapõder tüüpi, et noh, et noh, eks olegi selline imelik ristsugutis, nagu ütled ette kanapõder, eks ole. Et noh, ma ei tea, kas ta mõtleb nagu loodab vaimukas olla sellega või, aga noh, tegelikult on see traagiline. Tegelikult on see traagiline. Automaks on Eesti rahvale väga traagiline ja mitte ainult automaks, vaid noh, ka see registreerimismaks, et noh, tegelikult noh, terve automüügisektor ja noh, see ei ole ainult automüügisektor, see on ka, ütleme seal, noh, ka kaubandus, see hõlmab väga paljusid sektoreid, et kõik on kokku kuivanud, et midagi, noh, üks sektor on ära välja suretatud ja noh, inimesed ka ei saa enam osta uusi autosid, ei saa osta ega müüa. Et noh, siis ta lihtsalt viskab nalja, et see on mingisugune kanapõder, aga kes tegi, ise tegi, eks ole. Ja noh, samamoodi see, noh, selle maksuküüru ta infotunnis siis üritas kuidagi niimoodi ära pareerida, et ei, aga noh, meie ei ole selles süüdi, et see 500 miljardit läheb nüüd, noh, tuleb laenu võtta, eks ole, või et ta nagu eelarvest tuleb leida. Et selles on süüdi need, kes kehtestasid siis need noh, nii-öelda maksuastmed, eks üldistas seal Keskerakonda ja Isamaad ja Sotsa. Et nemad nüüd teevad riigi rahandust korda, vaata see on alati see, nemad alati teevad kõike korda, aga noh, mina mõtlen, et noh, et kui ükskord Reformierakond, kui ükskord see päev saabub, ma mõtlen, et tead, tuleks juba rutlem, et siis kui palju peavad hakkama kõik teised seda korda tegema, mida nemad on korda saatnud, eks ole. Oma ainuüksi praegu selle 4 valitsemisaasta jooksul, ma ei räägi varasematest aastatest, kui nad noh, on nagu väga pika aega Eestis tegelikult võimul olnud. Jah, et need suured laenud, võlad, need ju mõjutavad järgmisi perioode väga pikalt, seda enam kui nagu sa Eva välja tõid, et ka nende laenu intresside teenindamine nõuab meie eelarvest juba nii suure tüki ja mõelda veel, et Rail Baltic on ju see imeasi, mis meil lõpeb kuskil Häädemeestel ära ja läheb meile maksma iga aasta mitusada miljonit nii teenindamiseks hiljem ja sellest hullumeelsest projektist ei ole loobutud. Ütleks ka selle kohta täpselt, ütleks ka, et nagu kanapõder. Kanapõder, Rail Baltic on ka nagu kanapõder. Nii et, aga head saate külalised, aitäh mõtteid vahetamast, aitäh meid vaatamast ja ärge olge nagu siis kanapõder, vaid minge 19. oktoobril valima ja muidugi EKRE-t valima. Ikka muidugi EKRE-t valima ja tõesti, et see kanapõder on kuidagi nii kõlama jäänud, et ärge ka kasutage seda kanapõder valimissüsteemi ka siis, vaid minge ikka valige 19. ja õigel päeval ja valige loomulikult muidugi EKRE Haaberstis valige number 553 Helle-Moonika Helme ja Lasnamäel 584 Eva Helme. No Vinni vallas on väga lihtne, 101. Aitäh vaatamast!